sest seal ju käisite niisama tõmbamas ka ju. Ikka jah, et me käisime ikka, me olime, ma arvan, kõvemad treenimehed kui need päris võidusõitjad seal, sellepärast, et meil tuled viljad peal, aga ennem vaatasime, et tee oleks puhas. See oli nii, et olid tuled ära võtnud kondlid, ülejäänud oli originaal, jalarauad originaalid, lenksud originaalid, elektriamordid. Ma sõitsin esimene sessioon 14.7. Ma tahtsin selle kohta ka öelda, et siis ma vaatasin, et et isegi sirgeid saab sõita kallutades. Nii kui asula piir lõpeb, siis kiiruse piiranguid pole nagu. Ja kõik need fännid ja kõik, kes seal on oma mootorratastega lähevad, siis need ju lähevad ka sinna panema ikkagi. Nendel on ka rada. Öösel on trenn ja siis kogu aeg jälle mingid matsud käivad, et seal panevad. Siis mõned hotellikohad võid isegi vabaneda viimase hetke pakkumised. Lohisem meeter on umbes tonni, et tervist, alustame siis oma 11. saatega. Täna oleme külla tulnud Hanno Veldile, et oleme siis kolmekesi, aga saadet ma tahaks alustada üldsegist ühe meene üleandmisega, et Hannot meil Vihuri peol ei olnud, kus meil oli 10-aastane juubel ja siis tegin kõikidele oma liikmetele sellised hõbepinnid, mille saad siis pinsaku külge panna. 10 korda oleme olnud Eesti parim ringrajaglubi ja 10 aastat oleme täpselt seda teinud, nii et ma tahaks sulle selle üle anda. Väga tore, et olen saanud abiks olla. Aga jah, täna siis räägime Hanno Veldist, et kuidas ta motospordi juurde on jõudnud, mida kõike ta on korda saatnud. Eks meil on palju küsimusi. Ja kui pikk tee on veel ees? Ja kui pikk tee on veel ees. Et neid meistritiitleid äkki tuleb veel juurdegi ja MotoGP testisõite on juba teinud, et mehed arendavad MotoGP mootorrattaid. Peale seda, kui Hanno Apriiliaga hakkas tegelema, siis peale seda hakkas Apriilial ka võidud tulema, et see on ikkagi tugeva töö saavutus. See on väga tugev saavutus jah, ja loomulikult siin on ka oma osa nii sinul kui siis Hannesel, et andsin Hannesele ka võimaluse siis korraks päris mootorratast ka proovida kunagi siin 2-3 aastat tagasi ja saime täitsa hea seada, nii et Jaan jah, et poisid võtsid üle selle meie soovitust. aga võib-olla üldse, et kuidas mina olen natukene seda lugu kuulnud, kuidas sa motospordi juurde sattusid, et Tallase motoklubi oli vist see esimene koht, kuhu sa läksid, et kuidas see alguse sai või kus see huvi üldse tuli, et sul perekonnas keegi tegelikult jah, et isa ei oskagi mootorrattaga sõita, aga jah, et kunagi oli selline mees nagu Aivo Oago, minu sugulane, kauge sugulane Hiiumaalt ja Aivo sõitis siis Suuremõisas motokrossi Suuremõisa klubi all ja Urmas Saarnak oli seal siis selline äge klubi eestvedaja, kes siis andis mulle sealt nii-öelda varuosi juba 50-sele mopeedile ja tema oli siis nii-öelda see Aivo oli siis mulle eeskujuks, kes sõitis siis Käärtlase Rehemäel motokrossi ja mina käisin vaatamas ja hakkas meeldima ja külaväel siis sõitsin juba varsti ise ka krossiga ringi. Ja siis edasi? Ja edasi läks meil nii, et kuna ma olen mõisme poiss, siis Tallase motoklubi asus Arku järve taga ehk siis seal, kus on täna nii-öelda see suur paekaevandus seal. Ja seal oli krossirada ja seal oli klubi meil ja sai nii-öelda motoringis käidud. Mina mäletan sind esimest korda Kalevi suursõidult, kui oli äkki aasta 98, võis olla või? Isegi varem oli jah. Kui sa mõtled tänavasõiduklassi. Jah, tänavasõiduklassi, et ma mäletan, Risto Klausen sõitis seal ja siis sina olid tal kogu aeg kannul, et siis me Risto Klauseniga tegime või koos käisime võistlustel ja siis just oli, et kes see kurat on seal selja taga. Et sa juba siis õppisid minu pealt, kuidas paremini sõita. Aga ei, jaa, et see oli tegelikult isegi natuke varem ja see oli selline klass nagu tänavasõiduklass, kus siis osaleti tegelikult nii-öelda tänava mootorratastega, tuled vilet pandi teibiga kinni ja see oli siis minu esimene võidusõit. Esimene võidusõit üldse oli vanemate eest nii-öelda salaja sinna mindud sõitma. Ja esimene kord ma olin 7. ja see oli vihmasõit ja ma sõitsin seda ringi üle 3 minuti. Sõitsin nagu ajuim nagu praegu juba jälle tagasi endise stiili juures ja see oli väga hirmus sõit, nii et tänavasõiduratastega, mis on esiteks kandiliseks sõidetud ja vihmaga oli väga ohtlik sõita. Väga hull oli.
ja üldse nagu tollel ajal minu arust need esimesed, kui need tänava lääne mootorrattad hakkasid tekkima, siis Kalevi suursõit oli see koht, kus oli siis see tänavasõiduklass, et tulge nüüd esimest korda proovima, nagu täna see Rahvaliiga meil on ju, siis Rahvaliigast kutsuti siis sõitjad sinna Kalevi suursõidule, et neid R1-sid oli seal joone taga omajagu ja noh, siuksed, kes pole nagu varem mootorrattaga väga kokku puutunud ja siis esimene võistlus otse lähme Piritale. 1996 aasta mudel oli R1 valge punasega, olid siuksed mootorrattad ja neid ägedaid kutte seal sõitis, kes sõitsid ka hiljem erinevate Kawasakidega edaspidi ja nii edasi, aga jah, et need esimesed sõitjad korjati kokku või me ise korjasime ennast kokku tänavate pealt, et lähme siis osaleme sinna, seal võistlustele tehti tänavasõiduklass. Väga äge, no seda ma ei teadnud jah, et te ise oma pundi kokku panite, ütlesid, et lähme, sest te seal ju käisite niisama tõmbamas ka ju. Ikka jah, et me käisime ikka, me olime, ma arvan, kõvemad treenimehed kui need päris võidusõitjad seal, sellepärast, et meil tuled viljad peale, aga ennem vaatasime, et tee oleks puhas. Aga Kalevi suursõidus siis läks ju see põhimõtteliselt sul see motokarjäär käima. Ja, et Kalevi suursõit ongi minu jaoks siis nii-öelda see must ehk siis nagu see minu unistus, et tegelikult üldse ma sinna sõitma läksin või selle motospordi juurde jõudsin, siis üks asi on tõesti see motocross, et see oli niisugune lapsepõlve motoring ja sealt ma jõudsin isegi Minskiga, Sagamiese Minskiga motocrossi, Eesti motocrossi 3. ükskord. Aga hiljem mul tegelikult oli kogu aeg meeldis Kalevi suursõit, vaata vanasti näidati ETV-s otseülekandeid lausa. Käisid vaatamas ka? Ma olin tihtipeale ka Siiumaal või ma sain vaatama siis on ju. Ja tavaliselt ega ma väga kaugele ei läinud, kui see samasse Rummu kurvi. Noh, täna, kus on Selver. Paps ei viitsinud kaugele viia. Aga ma pean ütlema, et mulle jättis hästi võimsa mulje see, kuidas siis tolleaegsed, noh, minu jaoks siis nii-öelda mentorid või iidolid sõitsid Jüri Raudsik ja Randla ja Kulpa ja Lembit Teesalu loomulikult, aga need esimesed 3, et nemad sõitsid ikkagi seal Superbike'i ka aeg-ajalt ja see siis, mismoodi Superbike pidurdas, kuidas see tagaratas seal pompis, see jättis kuidagi erilise mulje mulle ja sellise külma judinaid tekitava, et kuidas on võimalik mootorrattaga niimoodi sõita. Sest külavael ma ei osanud nii sõita V50-sega. Selle vist polnud nii palju hoogu ka. Jaa, aga ikkagi et see oli nagu võimas ja ma vaatasin seda nagu rahvast, mis seal seda vaatamas oli, et mõtlesin, et vau, et kõik ohetavad, et see on nagu midagi erilist. Ja siis ma mõtlesin, et sellest saab minu unistus ja see täitus. Aga siis tuli ju täitsa see võidusõidu karjäär sul nii, et sa ju tegid täitsa nagu seda ju vahepeal ka täitsa profisportlasena. Mingi aeg. Jah, see võib-olla oli niimoodi, et oli jah, tõesti paar aastat oli sellist, kus minu sissetulek sellest sõltuski. Ja mul oli väga vahva äge sponsor. See oli Saurix Petroleum, kellega koostöös siis, seal oli veel Selver, seal oli veel Heinla-ehitus, seal oli Citroeni keskus, seal oli neid mitmeid tugevaid firmasid veel, kes mind toetasid ja kes nagu nägid selles, ehk siis see suursõit oli sellel ajal nii-öelda tõesti nagu suur sündmus ja korraldajagi oskas sellest lõigata oma osa, et ehitasime nii-öelda kogu selle suursõidu sellise, noh, nagu sellise vau asja seal üles võib-olla rohkem siis minu peale, sellepärast, et ma suutsin seal lõpuks, kuidas öelda, suhteliselt hea ja mugava kiiruse leida, mis oli veel turvaline. Ja siis aastast aastasse niimoodi sai sõidetud, jah. Ja me käisime ka Skandinaavian Openi sõitmas, kus sa ise sõitsid, on ju. Ja ma leidsin, et see on selline, noh, kuidas öelda. Aga sinu jaoks on nagu see prioriteet, kogu hooaja suur sündmus oli ikkagi see Kalevi suursõit, et see kõik muu oli treening selle jaoks. Kõik muu oli lihtsalt osalemine, vormis hoidmine, mingi hoog oleks olemas. Ma ei võtnud kuskil ka väga palju selliseid riske enne suursõitu, sellepärast ma pidin terve püsima, sellepärast, et ma olin saanud ju tegelikult ju korralikku sponsorrahasid on ju ja ma pean olema püsti, seal stardis pean olema tervena, mitte et sarniiri otsad väljas. See oli umbes see aeg, kui mina nagu mäletan esimest korda, et ma nägin üldse niisugust meest nagu Anno Velt. Selveri nurga peal oli plakati peal ja mina olen käinud ühte Kalevi suursõitu vaatamas, mis oli, ma ei tea, 2002-2003, ei mäleta midagi niisugust, isaga koos. Aga siis sa sõitsid juba ikkagi võidu on ju. Ja lõpuks see kiire, mugav, turvaline kiirus. See oli väga hea, niimoodi väga palju ei kallutanud, nagu siiamaani ei kalluta väga palju.
et noh, pole vaja lihtsalt, piisab. aga on olnud sul ka mingeid momente seal Kalevi suursõidul? Ma olen tegelikult Bruno Roskalsiga kokku sõitnud seal Rummu kurvis sealsamas siis oma selles, see ei ole mu lemmikkurv absoluutselt, see üks halvem kurv üldse. Mulle üldiselt aeglased kurvid ei meeldi, minul meeldib voolavad ja kiired rajad, et kus ei peaks ka väga palju pidurdama, nii et aga see oli selline totter koht jah, kus nagu võib-olla teinekord üritasid vahele sõita, aga kui ees olev sõita sõidab ideaalliini ja keerab sulle ette, noh, sa ei saa sinna vahele ja siis oli mingi pikali selle koos. Okay, no et seal ma olen kukkunud ja, aga tegelikult kõige hullem moment oli võib-olla isegi mitte niivõrd minu jaoks, aga mul nagu mõistus ütles, et sa pead säästma kõiki, kes omaksed on raja ääres, sellepärast et seal nagu ma ei taha tegelikult selles tundes olla, mis sa sealt vanemana võib-olla koged, kui sa ei tule ringilt ja sa ei teadnud, mis toimub raja peal, kus ta jäi, kas keegi Valjuväldist räägib, siis tõesti 2021 vist oli see äkki, kui mul sai bensiin otsa, ma unustasin bensu panna. Ja 2021. Ma olin, ilmselt ma ei tea, ma ei mäleta, seda peab isa käest küsima, aga ma olin kindlasti poodiumi kohal, mul oli kuradi kahju sellest, ma ei mäleta, kas ma juhtisin või mis iganes seal oli, aga taga siis seal nii-öelda seal surnuaia osa juures, seal sai kütus otsa. Ja ma ütlesin ruttu ühele pealtvaatajale, tule hoia mu siklit ja ma jooks, andke keegi telefon, ehk et ajaliselt ma jõuaks ennem isale helistada stardi kohta, et ma ei tule, et mul sai bens otsa, et kõik on okei, et ta ei pobistaks, vaata. Ja seda öeldi kõvasti palju öeldis, et oleks nagu kõik on hästi. Ma ise olen ka ühe korra kukkunud Kalevi suursõidul, lükati silla peal. Olin ka, juhtisin sõitu ja läksin nii lohakaks juba ära, 2 ringi oli lõpuni ja kuidagi läks vähe vajus välja ja otse sinna vastu planku ja olin külili maas, aga jõudsin pilli püsti tõsta ja lükkasin käima ja sõitsin lõpuni ja võitsin ära veel. Seal peab olema nii, et eks igal pool, kui sa sõidad kiiresti ja eriti seal, sa pead absoluutselt olema nii keskendunud, et sa ei saa aeglaselt ka seal sõita, sa pead sõitma kas omal tempos, et sul oleks see rütm. Aga kas sul on olnud ka soovi kunagi minna Isle of Manile, et see Kalevi suursõit ju ikkagi on selline, kus on käinud väga palju Isle of Mani sõitjaid, sellel on selline justkui üritatakse mingit paralleeli tõmmata, et no pean ütlema küll, et tollel ajal võib-olla arvasid, et sa siis oled justkui keegi juba, et äkki võiks minna ja ma tean seda, et ju meil nii-öelda ka 2 sõitjat seal käis sõitmas ka kunagi, Jüri Raudsik ja Randla, minu teada sõitsid selle läbi ka, kas treeningul või kuidagi niimoodi. Tollel ajal, kui ma sõitsin seda, siis oli David Jeffries oli selline mees, kes sõitis number 9 all, kollane Yamaha oli, mäletan hästi. Siis tema oli selle ajal nii-öelda tippsõitja seal ja vaatasime neid ülekandeid ja Eurospordi pealt või mis iganes või kust iganes. Aga jah, ta läks kahjuks ka kehvasti lõpuks ja lõppes fataalselt ja siis tema oli selline hiidel tollel ajal, mõtlesin, et äge oleks samamoodi sõita ja küll me siis neid videosi seal vaatasime, kuidas ta seda maanteesõitu sõidab. Aga jah, et kui tagasi tulla, siis ma pean ütlema, et võib-olla nii palju ikkagi hoidu oli, jumal tänatud ei olnud rahalist võimalust, võib-olla oleks läinud ka, aga jah, et täna ma läheks vaatama. Sa ka või? Mina olen ühe korra käinud vaatamas, mina olen ka käinud vaatamas, kui telekast vaatad, kui palju seal mootorrattad hüppavad ja kui aukus see kõik on ja siis sa arvad, et sa lähed sinna kohale, et küll nad hüppavad sellepärast, et seal on 3 sotti hoogu, on ju. Aga see tee on rõve. See tee on Tallinna tänaval. See on ikka tõsiselt aukus, tõsiselt halb, tõsiselt kitsas. See on... Ja need kohad näevad nii ühesugused välja. Üks on selline, et heki äärest läheb, keerab suure hooga kurv, kas on 4. põhjaga kurv või siis see on see teise käigu peale maha pidurdamine. Nad nagu visuaalselt näevad jumala sarnased välja. No ma võin öelda ise, et kõigepealt tekkis küsimus, kui sinul oli küsimus, kas sa vaatasid, kas telemeetri oli küljes nendel või et kas need jaksavad üldse need varbad käia nii kiiresti. et ma arvan, et see peab suusakepi panema sinna manni. Minu kõige sõgedam nagu kogemus sellega. Ma käisin 2023 on ju, siis me aasta alguses testisime koos Badgeti meeskonnaga, on ju, kes on selle Isle of Manil oli ka David Oodiga siis. Ja neil enne senior DT-d, siis ma ei tea, pool tundi enne starti, midagi soojendasid rehve seal, said aru, et reboundi pool kahvel on, ma ei tea, tühi perses. Nad vahetasid pool tundi enne starti kahvlit,
rabistasid, tööriistad kukkusid, poldid olid midagi jääb lahti, mõtlesin, et kui on üks koht maailmas, kus sa ei taha, et su kahvlit vahetatakse enne starti, siis see on see koht. Aga ei, kõik sai või isegi võistlustele minnes ei taha, et seda vahetada. No mehaanikutel võib ka väga sitt tunne olla, kui see pill läheb kuskil sinna kaugele ära ja siis ootad ja palvetad, et ta tagasi tuleb. Palvetad, et see oleks hea. Et kui tulla tagasi selle sõidu enda juurde, siis ju tegelikult väga paljud välismaalased, need, kes seal tegelikult täna võidavad, on ise seal maast madalast sõitnud kaasa. Nad sõidavad seal autoga iga päev, edaspidi, tagurpidi, endale see kõik nii pähe jäänud, nii nagu meie sõidame siin oma linna vahel. Ja pluss sportlased sõidavad jalgrattaga, teevad seda nagu oma tavapärast ringi, nagu ma ei tea, sa sõidad Pirta ringile tiiru peale, siis nad teevad sellele saarele selle tiiru peale. Ja seal on niisugused totakaid aeglaseid kohti ka, mis ajad lihtsalt segamini vaatad, et see keerab vasakule, aga tegelikult keeras paremale, saad selle koha segamine, sest kohad on nii sarnased, nagu sa ütlesid, on ju. Kui tulla tagasi selle suursõidu juurde, siis suursõiduga on ka üks oluline asi on see, et omal ajal, kui ma seda sõitsin, oli Jüri Raudsik see, kes ütles mulle, et Hanna, et sa täitsa tublisti siin niimoodi vähe pingutad ka ja täitsa sõidad, on ju. Et aga ma vähe räägin sulle, kuidas siin saad selle võidu ka ära teha ükskord. Ja ta ütles mulle niimoodi, et Kalevi suursõidul on kõige tähtsam asi on silmside kaotamine ja esimesest ringist peale kohe peal hoida. Sest kui sa suudad oma põhikonkurendist lahti rebida, siis ta järgi sul ei tule, temale piisab sellest hoost, mis tal on. Seal ei sõideta vahe kokku. Ja see oli, seda ma pidasin kogu aeg endal meeles, et kui ma tahan... Täpiks ära kohe. Ja, kohe. Kas kõik või mitte midagi? Sest ringraja sa näed, teist sõitad ikka kuskilt, on ju? No näed päris kaugele. Ja, mitu kurvi ette. Ja lõpus tuleb mööda ka uuesti veel ringiga. Aga I Love Manil jah, et näiteks täna sõitma tahad minna, siis sul on iga sügis on siis see kontrollvõistlus. Kõigepealt panen ennast kirja, sa pead olema osalenud enne mingisugusel Imatral ajal. No Imatral näiteks on ju, siis saad üldse minna proovima sinna, pannakse sulle vest selga ja saad endale ka siis mentori, kes siis nädal aega juhendab sind ja saate seda rada läbi käia, et tehakse ikkagi korralik eeltöö ära, et sa kohe ei saa minna sinna lihtsalt põhjagaasiga tõmbama, et ma vaatan, et pikk sirge küll hoian peal. Et ürituse peasponsor Kalmukülnal OÜ, et ei taha kohe ei ole nii palju arvestanud nii suure budgetiga seal, et poisse kokku pakkida. Ja selle kunagi käis tšükki mees nagu Benskofer. Oli meil ühe saksa sõbra siis sõber. Tema ütles, et temal trennipäev läks hästi, tal ei olnud ühtegi ohtlikku momenti. Aga pärastlõunal oli hakanud päike natuke silma paistma, et siis oli rahulikumalt. Siis vaatasid, kui kiivrivisiir on vähe kriibunile, ta hakkab vähe sätendama, et ei saa aru, kuhu poole rada keerab. Täitsa teistsugune liik inimesi on see minu arust. Pirital tegelikult oli ka see päike ju lõpuks, kui ta sealt mändide vahelt paistis, siis võitis ikka päris vilkuma. No tegelikult mul oli ka see hästi vihikus kirjas kõik, et hommikul, kui sa lähed esimese trenni peale, siis ära mine ise vedama, et lase kellelgi vähe tempot vedada ees, et ära sõida mööda ja arvesta, et kõik puuvarjud, mis sa sõidad üle Ambrose mäe ja sealt alla lähed, on kõik külmad ja niisked. Või siis, kui vihma näiteks on, nad on niisked, et sa nendes kohtades lihtsalt võid natuke lasta järgi või tõstad väeratast, et sul selle ei ole mõtet nagu minna põhjagaasiga kohe peale, sest et siis sa ei jõua isegi teise trenni. Ja päev läheb pikaks ka seal ajakavast välja. Puuvarju järgi pidurusmärki oled pannud kunagi, nii et hommikul lähed ja õhtul tuled. Aga ma soovitasin küll teistel. Aga mitte seal, ma olen Alastaro ringraja peal kunagi väike olin, siis sain 125 ja siis seal taga esimene enne teist kurvi pidurdamine, seal oli nii ilusti oli see männi mari maas, ma iga ring panin hops samas kohast pidurit, aga peale lõunasööki läksin uuesti peale ja siis teise ringil olin seal põllu peal, sest see päike oli vähe edasi läinud, puuvari oli teise koha peal. Siis ma sain aru, et päiksekell ikka töötab küll, et ja, et seal siis tõesti oli vaja sellega arvestada ja veel üks asi, millega oli vaja arvestada kinokurv, et seal ju teatavasti sõidad siis pärast kinokurvi nii-öelda vastassuunas. Seal teed vastassuunas sõita, seal on natuke bussirööpad, eks asfalt on kululud, on ju. Ja kui sa sõidad sealt üle ja kui natuke vihmavett on ka olnud, siis busside alt vanasti oli tilkunud õlirida tegelikult. Ja siis selles kohas ei saanud piduriga peale sinna sügavale minna. Piritel ei mindud kui sügavale piduriga. Ja see ongi minu viga täna. Kusjuures seda ütles David Oot ka. Ta ütles, et ei usalda sügavale minna. Just
nagu ta ütles, et see ei ole, et see, mida me seal teeme, ei ole ju ohtlik, sest me ei suru sisse minnes üldse. Et nad pidurdavad nagu otse ära ja siis kiirendavad ja noh, gaasiga sa suudad kontrollida igat slaidi, kõiki asju. Ehk siis võib-olla see nagu see piir, mille peal seal mootorrattaga sõidetakse, see ei olegi see hull asi, aga hull asi on see, et iga väike viga on nagu, sul tuleb põhjakondel lahti, siis sa oled kuskil kivi otsas on ju. Ja kunagi, no kui ma räägin selle laheda loo ka, aga kas see väga lahe lugu oli, aga näiteks Osa Aivar, kes ka sõitis seal väga hästi, siis Osa Aivar tuli ka ükskord sõitma moodsad öölins ja mordid all. No eks ta ka lootis nendest palju ja eks ta oli ka tuhhi täis ja nii-öelda, et ja ta sõitiski hästi seda. Ja talle sobis ka täpselt seda maanteemehe stiil. ja mina sõitsin tänava amortidega ja pärast ütleski, tead sõbrake, tänava amort ongi siin hea, sest see on tänavarada. Vaata, ta nii ja pehme, mõnusalt liigub, et seal liiga jäigaga või tugevad niisugust, mis vajab head grippi pidamist, on sa nagu jää peal seal, nii et ta ei ole ikkagi ringrada. Ja raputab sul lent niimoodi käes kogu aeg. Iga auk lööb läbi selja. Ja. Nii et selles mõttes võtad tänava mootorratta siit ja lähed sõidad ja ma arvan, tuleb kõige parem tulemus. Ja. Kas täna, kui sa võtaksid siit näiteks selle X-Trenta, siis sa sõidaks oma rekordi üle või? Ei sõida. Seal ei ole enam... Aga see rekordi lugu oli ka ju, sa tegelikult läksid ju see rekordi plaan oli sul peas ju olemas, et sa lähed seda tegema. See isegi vist mingitesse kurvidesse asfaldid sai veits juurde pandud. Ja ikka lõigata siit ja lõigata sealt. Kuidagi peab ta tulema niimoodi, et on turvaline ju, et kallutada ei tahtnud palju. Aga tegelikult sellega oli niimoodi, et nagu ma enne ka mainisin, et tolleaegne korraldaja siis tegelikult ka palus mind, et kuna tulevad välissõitjad, et oleks turvalisem, ole ja käi teemeestega läbi see rada siin paar nädalat varem, et vaadake üle, et kus on vaja vähe asfaldit panna, pange sinna. Ma küsin, palju asfaldit on. Ta ütles, et no praegu saab, et mul on sätitud kõik, et saab asfaldit panna. See on tavai, et võtsin suure joonise välja ja hakkasime ees jalutama ja hakkasin aga näitama, pange siia, pange sinna ja ma ütlen, täna siiamaani need jupid on maas seal. Ja mul on selle üle hea meel, et jalgratturid saavad palju paremini turvalisemalt sõita, nii et aga tegelikult selle asfaldiga oli veel nii, et jah, see rada oli tollel ajal palju paremas korras, kui ta täna on. See on üks asi, aga teine asi, valgete joonte joonimine oli hoopis tähtsam asi. Ehk et sa pidid arvestama, et kui hakkab vihma sadama, siis need jooned ei tohi sulle vales kohas ette sattuda, rattalla sattuda. Et sa pidid nagu arvestama, et kas sa viita sissepoole või meelega lollitad ära välissõitjad, toota nagu suurema kaarega ise teada seda seest risti üle. Ehk et kes rada ei tunne või ei tea seda, et siis noh, ma trennis ju vaatasin, kuidas keegi sõidab. Ise näitad ees ka ette, et lähed kaarega siit, kui ta taga on sul. Aga siis, kui üksi olid, siis läksid lõikasid loomulikult. Aga see lõikamine ei ole vahe, et sõida tänavasõidus sõida, kus tahad, kui liiv peab, anna minna. Papsil on ikka omad reeglid. Et täna ma ka võtsin sealt Pärnust seda liiva, aga ei leia, mis mulle edu tooks. Andresega minema võib-olla seal ka kuskile mõne riba asfaldit juurde panema, siis see pole kantud. Siin Andres ju tegelikult täitsa kuulas mind korraga, pani väljapoole. Ma sain sisse poole panna. See on oma kurv, saab otsustada ise, kui asfaldi paneb. Tahan otsemaks sõita, mul on lubatud otse sõida, teised lähed kaarega. Aga jah, et kui tal tulles tagasi selle, tegelikult on sellega üks äge lugu ka, et 2003 aastal tuli välja Dunlopi siuke vahva rehv nagu 205. Suurem kui mootorratas ise. Nii suur rehv oli. Ja see rehv kaalus väga palju ja see rehv oli külje paksus ja külje kõrgus oli ka hästi suur. Ja Harri Maigola tolleaegne siis minu põhikonkurents seal ja kelle tiimis ma ka koos sõitsin paar aastat Skandinaavian Openil temaga koos nii-öelda võistlesime seal. Ta oli seal alati võidumees nii-öelda võitis võite. Siis sellel ajal tuli see rehv välja ja see oli selline Skandinaavian Openi ja päris ringradadel üks ületamatult parim rehv üldse tollel ajal. Võidurehv alati. Mul oli jäänud varasematest aastatest järgi ikka neid vanu Micheline 180-sid laiusid. Üks on põhimõtteliselt nagu esirehv. Siis jah, sellega eelarve oli piiratud ikkagi ja nende rehvidega ei saanud nii hästi löögile, aga ükskord sain ka neid seal proovida ja tõesti ringrajal on kihvt, aga ta tegi ka mõnemõrra nagu sikrid kohmakaks ringrajal, natukene nagu liiga lai suur rull on ju. Ja oli siuke kitsama rehviga nagu mõnusam niimoodi S-kurve sõita. Ja
ja kui 2003 aastal tuli Harri Maigula siia, no, ma tundsin kohe ära ka, et ta oli väga hea vaimselt töötleja selles mõttes, et sinu jaoks on ikkagi, kuidas öelda, kiire mees on kohal, on ju. Ja noh, ma üritasin ka seal saba peal nii-öelda püsida ja sõitsimegi koos lõpuni, aga ta ikkagi libises eest ära ja ta tegi rajarekordi tookord. Ja siis ma sõitsin ise ka selles laia paksu rehviga seal esimest korda ja mulle tundus kohe ka siis, et mina ei harjunud sellega nagu ära. Ja nii ta jäi see tulemus. Ja 2004 aastal algas kõik samamoodi selle laia paksu rehviga hommikused trennid ja niimoodi. Ja siis ma, nagu sa ütlesid ka, et tõesti selleks võidusõiduks või selleks võiduks ma valmistusin mentaalselt ja ka nii, et ma käisin autoga, korduvalt läksin kohale, vaatasin päiksega neid lohkusid asju, mul oli kõik vihikus kirjas täpselt, kus kohas ma pean tõstma ratast, kust ma ei saa peal hoida, et viskab lihtsalt nagu ratta ei õhku või pidamine võib järsku kaduda, mida ka ükskord juhtus, on ju, seekord. Aga jah, et ma võtsin seda korda niimoodi, et kas nüüd või mitte midagi ja põhimõtteliselt eks ma läksin ka täispanga peale, et ega mul ju tollel ajal ei olnud ka mitte midagi peas muud kui ainult see võidusõit ja võit, on ju, et ja selleks valmistumine või nii-öelda see mentaalselt oled valmis võtma vastu seda konkurenti, kui ta tuli taas siia, oli siuke üsna üleolev. Kui sa temaga niisama olid nagu nii-öelda nagu me siin istuma, siis ikka nagu lahe seltskonnalõvi ja hea juttu rääkida. Aga võidusõid oli iga mehes, tal on siis see teine see võidusõidu siuke hoiak või olemine või siuke, kuidas keegi nagu valmistub ja selleks, see on eriline võidusõid, see ei ole ringrada. See on nagu seal peal hästi keskendunud olema. Ja seal on vaimselt siukest natukene ütlemist, mingid huvitavad lause öeldakse sõnu, kui me oleme ühes telgis ühe boksi all. Ja kui see too päev hakkas, see 2004, siis see võidusõit seal pihta hommikul trennidega, siis ma olin tal kogu aeg saba peal, aga ma ei sõidanud kordagi mööda trennides. Kogu aeg näitasin ennast, aga ma tulin niimoodi vahepeal näitasin talle, et ma olen võimeline ka vahele tulema ninaga. Niimoodi, et nagu ravisin teda vastu nii-öelda. Et see oli nagu selline töötlemine vastupidi ja ma teadsin, et rada on site. Sellest, et ma teadsin, palju seda rada puhastad enne seda. Tema ei teadnud seda ja talle tundus, et rada on must. Tegelikult ei olnud rada must. Aga vaata, kui ta ütleb siukest asju hommikul mulle boksis, see on minu jaoks hea märk, tema nõrkuse märk, kui ta ütleb niisugust asju, sa pead arvestama nendega, kui ta niisugust asju ütleb, siis ta ei ole päris valmis täna. Ja kuna ta nägi hommikul, et ma juba sõidan temaga nagu võrdselt seal on ju, siis ma tunnetasin seda, et Pekki, et temal oli hästi võimas Suzuki tal, aga mul oli ka päris hea Kawasaki ja kui me sõitsime ajasõite niimoodi, siis ajasõidus ma tõesti tema tagasi sõitsin selle vahe kokku ja sain siis esikoha pealt startida. Aga ma tundsin kogu aeg, et sikkel ei viska niimoodi edasi, kui ma tahaks, et ta ei ole nagu kerge. Ja ta pidurdamisel on ka niuke mass, et ei saa kuidagi pidada hästi füüsiliselt nagu raske sõita. Ja siis ma mõtlesin seal, et midagi peab muutuma sikli juures, et nii läheb mul raskeks, et see ei tule ära niimoodi, et tundub kuidagi kohmakas sõita selle rattaga. Ja ma otsustasin, et Pekki ma otsin, et 180 laia taga ratta välja. Ja panin selle bussi peitu sooja. Olime ühe telgi all. Ta ei teadnud, et see soojas on. Ja ütlen, et panin ka ette Michelini, sest Michelinil on selline profiil, et olele see asümmeetrine hästi. Ja läksime siis nii-öelda soojendusringile starti. Ja ma ütlesin isale ja mehaanikule Kristjani isale, et kui me lähme peale, ei näe tema mehaanikud, ei tea tema, et me hakkame stardijoonel veel nii-öelda rattaid vahetama. Sa lähed nagu selle singing lap, ehk siis tutvumisringile. Ja siis pannakse ju rehvikotid peale seal rõõmsalt, lehvitad kõigile, tehakse intervjuusi. Siis oli ka ikkagi see Grid Show. Grid Show oli, ja Grid Show oli üsna pikk. Ja kuidas ma ei mäleta, kuidas tollel ajal üldse voolu võeti sinna või kas see oli? Kenekatega, kõik urisid. Olid ikka kenekad. Ja mul oli Honda kenekas. Mihkli käest sain laenuks. Ja siis tõesti sellel hetkel otsustasime rehve vahetada. Ega ta ei saanud ka aru, miks me vahetame neid. Lihtsalt ma tundsin, ma ajas mingid tead, et kahtlane siuke, et ega sa tegelikult ei räägi siis, mis on õige jutt. Ja tõmbasime kotid maha ja nii soojendusringile läksime. Ja ma tundsin kohe, et see on see pill, sellega tuleb ära. Ja ma pean ütlema, et tõesti see oli siis, pidasin jälle taas meeles Jüri Rautsiku soovitust, et nüüd anna minna mees. Ja ma tegin selle ära ja ma pean ütlema, et seesama, et ma teadsin, et kus on lohud asfaldi peal.
et kus ta võib heita sind, et sa ei tohi nii palju maha kallata. Siis ma tookord läksin Ambrose-mäele esimene ring ilge hooga ja mul käisid kohe jalad lahti, pill läks risti, mäkke tõustes seal. Noh, ice side oleks olnud korralik. Siis korraks käis küll, et nägin ära ka, mis numbri all sõidan, et see oli nagu paugu tunne oli, et noh, ikkagi väga hull tunne oli aga kuidagi suutsin seda seivida, nii et ma gaasi lasin korra ainult järgi kohe uuesti peal ja toimis. Ja Maikola nägi seda minu taga ja see oli see asi, et käis kohe gaas maha, ütles, et pärast, kui finiš oli ära, ma läksin täiega, sõitsin eest ära ja täitsa oma sõitu. Ja siis ta ütles mulle finišijoonel, et ma ei tea, kas ropendada tohib vist või ei tohi vist või? Ikka, meie saates Vittu, täna ma ei süttunud. ei süttunud. ja ta nägi ka, kuidas mul see asi käis risti, et rada on ikka ligane ja mõtlesin, et oli ja siis ta ütles, ikka rengad nee sul on seal all. Mõtlesin, et oi, kabe 180, kitsas 180. Jaa, et niisugune üllatunud on ja mõtlesin, ma tundsin sellega paremini. Ma ei öelnud, et see nagu mingi teema oli, aga lihtsalt sellega nagu parem. Noh, kui ta natuke loogiliselt edasi mõtleb, siis sikli tegid enda jaoks kergemaks ja lihtsam sõita. See lairef, kitsasref 2019 oli supersporti. Hakkas tulema 190 ref. Muidu oli 180 kogu aeg ja siis oli mingi periood aasta keskel, kus olid mõlemad valikus. Ja terve aasta oli 190 nagu pikalt parem. Julm pidamine, kõik parem. Ringrävärk. Donington ei olnud võimalik 190-ga sõita. Oo pealt täpselt rasked. samamoodi. See kiire voolav ümberistumine, see 180 oli nagu kordades parem. Nii et kõik sõitsid 180-ga võidu. Äkki oli siis kasu, et ma 50 mopeediga sõitsin kitsaste rehvidega kunagi. Kitsakeeltega. Sealt jäi hästi meelde kitsakeeltega sõita. Seda ju niisugust stardi veiderdamist me ju see aasta vaatasime, oli ka Marquez õppinud. Jaa, minu pealt ikka meistri pealt on. Viimasel hetkel ikka otsused. Ta lisa oli vaadanud, oli kohal üritel. Siuke, eriti kui sa siukses kohas seal Ambrose mäel vaatad, et konkurent ees nagu lipsatab. Siputab jalgu. Siputab jalgu ja maha ka ei lase, siis see võtab ikka nagu tööisu ära minu. Neid kindlasti jah, ja see. Kui üks mees on lihtsalt hommikul ärganud selle mõttega üles, et täna tema võidab, siis sellele on väga raske midagi vastu panna, kui muidu olete võrdsed. Neid rohta apoteekas ei müüda. Seda O-vitamiini ei saa. Mis aasta rekord oli? 2004 tuligi siis kohe, teine ring. Et see oligi ka nii teadlikult ja siis ma hoidsin lihtsalt vahet. Et see vahe oli üsna suur, see vahe oli kuskil 40 sekki. Palju keskmine kiirus tuli ringi peale? 167, -7 vist. Kas see on palju Isle of Manil oli, see oli miilides või? Üle 130. Mulle piinlikust tekita. 130 millegiga miilides. Aga jah, selles mõttes, et ei ole nagu kaugel, see suht lähedal. Et päris see on kiire sõit. Aga peale seda oli veel... Tuli 2 suursõitu veel ja ma pean ütlema, et... Siis oli Suzukiga juba? Jaa, siis oli Suzuki, sest et ma vaatasin Andres Sikkel ja kõik siin, kes siin sõitsid, läksid Suzukide peale 2005 aasta Suzuki ja 2006 aasta Suzuki, väga hea. Maikola sõitis 2003 aasta Suzukiga on ju. Et Suzuki oli tegelikult väga hea Sikkel ja muide Suzuki oli ka esimene Sikkel, millega ma suursõidu sõitsin kunagi, vana Suzuki. Ja siis ma läksin kuidagi niisuguse pingelangusega, aga ma ei olnud tookord selline, mul ei olnud vaja midagi. Et ma lihtsalt mõtlesin ainult selle peale, et sõidaks selle aja lihtsalt üle korraks ja seda ei tule. Ei tule, sul võib Sikkel hea olla, sul ei tule. Sul ei ole siin see valmis mõeldud, et sa täna teed selle ära. Läksid trenni, mõtlesin, ma panen kohe teise trenniga, lähed teed selle ära, mis eelmine aasta oli nohu ju on ju. Aga ma ei tea, sellest ma ütlengi, et ei sõida üle. Kui sa küsid, et kas sa täna lähed sõidad üle, siis see on midagi erilist, midagi su peas küpseb juba pikalt ja sa oled ainult keskendunud sellele, sa tahad seda teha ja sul on isu nii suur. Ja 2006 oli vihm jälle ja läbi sõit lihtsalt ja hommikused trennid ja eks loomulikult mootorid olid ju maailma parimad sellel ajal meil. Erki Siukola tehtud mootor oli Soomes, kes täna siis KTM-is Pinderi nii-öelda tehniline direktor on ju. Et see mees tegi häid mootorid ja isegi Marko on selle mehe mootoriga sõitnud. Nii et sul võib olla väga powerit, väga palju seal, aga midagi jääb puudu. See on siis su enda mentaalne. Tahtmine. Vahepeal vaatasime, Isle of Manil on 220 on keskmine kiirus.
nii et ära tee mulle piinlikkust, palun, aitäh. Ma ütlesin sulle, küll ma tean neid numbreid seal. seal on ju sirget. seal on sirget, jah. seal on ju pikk sirge lihtsalt. See on pikem jah, sellepärast tulebki. Aga edasi, siis Kalevi suursõidud lõpetati ära. 2006 oli viimane. jah, mina olin siis see mees, mul sündis tütar Olivia ja ma tundsin, et seda siin on natuke palju. Eriti kui sa vihmaga sõidad, ei ole kõik sinu teha ega kontrolli all. Seal võib olla tehniline viga, kellegi teisel on õlid maas või midagi sellist. Näiteks Bruno Roskalsi taga sirge peal enne Jessi jooksis mootorkotti ja pani sinna pilbasteks ära selle mootorratta. Aga noh, Sikkil oli täiesti pasaks, aga ise ülinapilt puust mööda ja sinna kuskile võssa nagu. Kas kellelgi piduri ketad? Jaa, see oli Kesselil, jah. Ja see aasta, kui see sama suursõidu siis 2004 oli, siis Kesselil läks tegelikult trennides esipiduri ketas pooleks ja ta sõitis, kas see siis kumba sõidus väikes vist või? Enne kino või? Kuidas see nimetakse? Et sealt siis pani otse sealt puude vahelt sinna tänavale ja ta ei saanud pidama ja aga need on niisugused asjad, mida sa boksides näed ja sa ise pead olema see vend, kes läheb nüüd seda tegema on ju seal, et siis sa näed, kuidas inimene on tegelikult šokis, et tal läks hästi. Et tegelikult on karm asi, aga noh, õnneks läks hästi. Pääsesin. Aga üks asi veel, et kõik need 4 või viimast korda, mis seal sõideti ja kui sa selle finiši lipu saad, siis ma ise endale ütlen, et Hanno, tubli, said 1 aasta pikendust. Ja elasidki 1 aasta kaupa, sellepärast, et sul oli vaja ju sponsorraha saada, sest sa elatusid sellest. Nii et sa selles mõttes pidid olema treeninglaagrites kevadistes püsti jääma, luid lõhkuda ei tohtinud, siklit ei oleks ka hea lõhkuda. Füüsilist ettevalmistust sa tegid ka ikka korralikult. Ikkagi jah. Ikkagi kui oled nagu sporti teinud, siis sa oled ikkagi täiesti nagu profisportlane. Jah, aga kurat, ma pean ütlema ikkagi, et päris võidusõidud tulevad ikkagi ringradadelt. Et need on 2 eri ala. Need ei ole, nagu sa ütles ise ka, et need vennad ju tegelikult ringrajale ei jõua väga kaugele, kes seal ju, kuigi nad seal kuskil on ju 10. No see on praegu su selle kukkumise jutuga, ma just mõtlesin, siuke mees nagu Hickman, kes on praegu siis nagu tippsõit ikkagi, jah. Käib väga palju mööda Euroopa erinevaid laagreid, Hispaanias teeb trenni talvel ja pre-Le Mansi testis siis 2 nädalat enne Le Mansi 24 tundi on seal pre-Mans test, kus Hickman ja Pats olid 2 Dunlopi testi meeskonnaga ja sõitsid selle testi kaasa. Hickman pani 2 päeva jooksul 6 korda kõhuli minu juurust. Rohkem kui keegi teine. Piduriga sügavale sisse minna. Aga lihtsalt muidu siuke mees, kes ei tohi kukkuda, ei ole kunagi kukkunud. Teeb oma aastaid selle kvoodi täis. Käibki igaks juhuks sõitmas need teised. Patšat on täis. Aga nüüd oligi see aasta, ta pani ju seal saare peal ka. Kukkus ümber. Aga vist väga hästi, sest et ta ei olnud ju katki väga või? Ta vist oli ikkagi katki, aga ta kuskil ka podcastis rääkis, et haiglas üles ärkas. Et sellest päevast ta rohkem ei mäleta kui see, kui ta haiglas luugid lahti tegi. Vaatas, proovis varbaid liigutada, proovis käsi liigutada, kõik asjad olid olemas, et siis vist läks enam-vähem. Rohkem ei mõelnud. Aga ma julgen arvata, et see mõjutab teda. Ja, kindlasti. Aga lihtsalt huvitav, kuidas ega tema peab ju ka olema, tal on ka 1 koht aastas, kus ta peab olema kiire ja vormis ja hea. Aga ta kukkus ebareaalselt palju. Vaid kompas piire, hea kombata ju. Liiva väljasõidualad. No nagu I Love Manil need väljasõidualad on ka head, kus on aed on ehitatud niimoodi, et aiakivid on nii laotud ja siis see viimane rida laotakse niimoodi püsti. Saab kiivri panna sinna ääre pealt minema. Stardisirge, ühel pool on padok, teisel pool on surnuaed. See on reaalselt, ütleme. Et karm koht. Aga jah, et kes ei ole kunagi seal käinud, siis see on moto selline suur sündmus ikkagi, nii et kui täna tahad endale panna sinna hotelli kohta, siis sa ei saa seda hotelli kohta, sest see on täis, et seal pead juba vähemalt 1,5 aastat ette seda planeerima hakkama ja siis sa saad normaalse ööbimise sinna või siis oled telgis. Saad, aga saad kuskile nurka sinna. No või lähed oma sprinteriga, kus on voodi sees. Jah, no laevapiletid oleks ka peaks täna juba siis pandud olema, et üle saada, sest see mass, mis sinna kohale läheb ja see, eks ütleme, võidusõit on üks asi, aga selle saare peal huvitav on see, et nii kui asula piir lõpeb, siis kiirusepiiranguid pole nagu.
ja kõik need fännid ja kõik, kes seal on oma mootorratastega lähevad, siis need ju lähevad ka sinna panema ikkagi, nendel on ka rada. Öösel on trenn ja siis kogu aeg jälle mingid matsud käivad, et seal panevad. Siis mõned hotellikohad võid isegi vabaneda viimase hetke pakkumised. Et Airbnb-s saad täitsa uuesti endale voodikoha sealt ja need poisid on seal kõik haiglas omale kohad broneerinud. Kas siis korraldaja broneerib sõitjatele ka kohad ära enne haiglasse? Seda ma ei tea. Aga jah, et selles mõttes, et inimesed käivadki jah, seal tuld andmas, et eks seal pannakse pidu ka normaalselt ja et asju seal juhtub ikkagi, et. Aga siis ja edasi sellest mootorispordist või motospordist, mis sa nüüd teinud oled, on sul välja kasvanud ju ka see, kus me täna oleme, Velt Mototsentri motopoes. Ja. Äritegevus sai sul ka alguse sealt, ma mäletan väga hästi, kui keegi käna pani, siis Anno Velt oli oma vihikuga kohal. See jupp, ai. Kevadeks või sügiseks tõusid hinnad kõrgemaks ka juba, hakkas ladu tühjaks saama. Aga jah, et ka see võidusõit oli tegelikult minu jaoks ju äri ühtepidi, et ma ju tegelikult olin ilmselt üks esimesi vendi, kellel olid logod igal pool, siin logo, siin logo. Kui ma käisin ennast nii-öelda maha müümas. Tegid ju telesaategi. Ja telesaate tegin, et sellepärast, et uudised ei näidanud väga palju. Lõpuks, kui tegime oma saate ka selleks, et nii-öelda turundada ennast ja seda ala on ja väga paljud hakkasid sama sponsoreid endale leidma. Ja siis ega midagi, siis ju lõpuks tekkis ka videomaterjali ka uudistemeestele nii-öelda telekanalitele iseenesest on ju. Ja nii, et ma arvan, et sellega tegelikult oli üks äge ajastu, kus see suursõitude lõpuosaga tõusis motoringrada päris suure boostina nii-öelda nagu. Nii et selle üle on küll hea meel ja selle lainelaua peal ma purjetan siiamaani, ma arvan, et selles mõttes on see nagu väga hea öelda, et ka algkapitali ettevõtlusesse ma sain tegelikult võidusõidust. Sina jalutasid, et me saaks joosta. Oota korda uuesti, ma katsuks selle meelde, et see oli päris head. Aga siis hakkasid endale neid meistritiitleid koguma. Kui mitu sada... Ma olen ka kvoodi vend, vaata, et ma ikka üritasin erinevaid klasse sõita ja proovisin enda jaoks kõik need meistritiitliteks nimetada ümber. Mitu meistritiitlit, mind väga huvitab, mitu Eesti meistritiitlit sinul on? Tegelikult on niimoodi, et tollel ajal, kui suursõite sõideti ja üldse Pärnus siis Enn Tepand korraldas võidusõite ja Riias oli isegi estikate etapp, oli vist nii, on ju. Ja siis tegelikult ju nimetame ka neid stock sportklass ja superstock, mis need klassid seal kõik olid 600 tonnised, et see on veel seal supervõi klassis on ju sellisel gramm allpool on ju, kuigi mootorad olid põhimõtteliselt samasugused. Et siis nimetati neid nii-öelda karikavõitjaks või? Aasta karikavõitja, Eestikad põhimõtteliselt siiamaani. Lihtsalt ikka ju panen rohkem paguneid peale õlgade peale. Aga jah, tegelikult ikkagi neid meistritiitlid on oma jagu ja tegelikult kindlalt ma tean, et mul on 3 Balti meistritiitlit. See on nagu selge, et ja ma pean ütlema, et see Eesti meistritiitlid mingi hetk tundusid mulle üsna siuksed lihtsad ja ma teadsin täpselt, kus mul on võimalik seda võtta. Isegi sinuga ju sina aitasid, vedasid mind ees, kui sa sõitsid Venemaal. Ja siis BMW-ga vedasid mind viimased aastad nii-öelda Pärnusmaa loogu üles, sest ma pidin ikkagi tööd tegema nädala sees. Ja siis selle ajasime mootorrattale ohu üles ja nii need järjest tulid. Aga 2006-2007, seal 8 oli mul viimane hooaeg, kui ma sõitsin tookord, siis mul tekkis seljaprobleem, diskid katki seljas. Ja kuni sinnamaani ma siis saavutasin neid, Balti meistritiitel tuli ka hiljem veel. Kui siis meie tore ja ühine sõber Vladimir Aboll ütles, et Anno, et tule ikka sõida uuesti ja andis oma Kawasaki meile sõita 2011 aastal, kui tuli, siis tekkis meil vägev Pärnu ringrada. No loomulikult tulen sõitma, et niisugune äge rada, nii et sealt siis tekkis ka see kurvi teema meil ja Veldi kurv ja seal tegin siis nii-öelda uuesti tagasi tulemise. Aga see selja teema oli väga hull ja mitu aastat ja sa oled 5 korda olnud Balti meister. 5 isegi, tõesti. Ja 9 korda Eesti meister. No näed. Siis tuleb kokku küll see midagi ja see mõned karikavõidud ka on vahet on. Isegi rohkem on siis neid kokku seal igasugust. Viimane Eesti meistritiitel tuli ju väga hiljuti. Ja, apriiliaga. Siis kui olin väga heas vormis ja siis on täpselt see arendustöö käis nii-öelda tänasele MotoGP tiimile, nii et ma olen selles mõttes oma osa sinna jätnud. Et nüüd Peseki saaks võita. Jah.
ja tea, et see 2011 oli tegelikult minu jaoks ka üks murranguline aeg uuesti tulla ja proovida ja mulle väga meeldis see periood. Oli väga kihvt sõita ja sõitsin kuni 2015 aastani, kus ma sain täielik kopp ette sellest, sellepärast et ma olin seda sõitnud ja kõik sama, iga aasta üks ja sama kordub, et see muu elu on ka olemas ja sa nagu lõpuks nagu tahad, aga sa ei saa seal teha nii, et sa, ma ei tea. Teen ühe etapi. Teen niimoodi, sa pead nagu võtad väga tõsiselt seda asja ikkagi. 2015 sina lõpetasid ära Superbike'i. Siis kui sina tulid, ma vaatasin nüüd läbi, et mul ei ole mõtet rohkem jätkata. Et siin kuradi kvoodiga enam ühes stardis polegi saanud või? Ühes stardis olimegi. Korra lasin ta seda võimalust anda, pärast ta ise palun nüüd, ma tuleks uuesti, siis ma tulin. Siis oligi ju 2000, oota, millal oli see, kui sa Ducatiga, kui ma kutsusin sõitma sind? 17 olin kuradi, 17 olin uuesti proovima, täitsa oli paus või 18. Ma käivitsin ühte teist ettevõtet pärast seda ja mul oli nagu fookus hästi sellel tegevusel. Ja siis ma tõesti ainult nii-öelda üks asi enda tuleviku osas nagu mingisuguste asjadega kindlustada ja tegevust ärimaailmas teha nii otsustavalt ja siis tõesti juhtus nii, et meil õnnestus hakata Apriliat müüma ja tehase poolt siis ka oli selline, kuidas öelda, sõbralik tugi, et Anno, et sa oled endine sõitja, et sõida ise ka ikka, et ja siis on neid võidusõidu mootorrattaid sinna rajale tekkinud, et klientidele proovimiseks. Ja ikka neid on täitsa levima hakanud, et see on... kuigi ma pean ütlema, et ma lootsin enamat, nii et ka minu käed jäävad lühikeseks, et eks see motospordi maailm on selline, et BMW on kindlasti väga hea ja Honda on väga hea ja siin on veel väga häid brände, nii et ja Ducati on kindlasti väga hea, et täna on üldse nad kõik väga head mootorrattad ja täna on väga head komponendid mootorratastel küljes. Ja enamus ikkagi tippmootorrattad kasutavad ikkagi samu komponente, et sul ei ole nagu väga... Täna see tänava mootorratas tuleb nagu nii lähedal või nii valmis sellele päris asjale. Et see ajaline vahe, kui sa võtad, ma ei tea, autovõidusõidust, kui kaugele sa tänavaautoga saad, siis... Mina mäletan, ma käisin 2018-19 midagi siukest, oli vana Honda tonnine, vana Honda Fireblade, millel oli elektrivedrustus, kõik asjad, SP. Ja ma sõitsin sellega 15.6 Pärnus. Mis on siis, täna me oleksime Superbike'i poodiumil selle ajaga. Et ta on nii valmis, ta on nii hea, et seda esimene 10 000 sa teed kindlasti viletsamaks seda mootorratast, siis teine 10 000 eurot sa teed sama jaoks, kui ta enne oli ja siis 20–30 sa hakkad tegema. Ma olen selles osas väga oskan kõige paremat nõu anda, et tegelikult ju, kui ma sõitsin 2022 aastal siis Eesti meistriks uuesti, jumal tänatud, et sa kõik ei osalenud, kõiki võistlusi, et see andis selle suurepärase võimaluse, aga ma pean ütlema, et 22 aastal ma sõitsin põhimõtteliselt standardmootorrattaga, panen teised kondid peale ja lihtsalt sõidad. Ja nii kui hakkad torkima, sinna igasugused tillulillusid külge toppima ja ma ei tea, oma seal mootoris ukaasendid siia-sinna ja mingit elektroonikat seal väga palju, siis tänaval ei ole vaja seda, tänava mees ei oska seda midagi peale hakata. Nii et... Ei, ta ei lähe ju paremaks ka. Ta ei lähe kiiremaks. Seal on ainult väga pro-sõitjate jaoks läheb ta heaks. Samamoodi sama 2015, kui ainuke start, kus me, või esimene start, kus me olime koos, 2 oligi siis uus R1 tuli, ma proovisin Aivar Osa mootorratast. See oli nii, et olid tuled ära võtpand kondlid, ülejäänud oli originaal, jalarauad originaalid, lenksud originaalid, elektriamordid. Ma sõitsin esimene sessioon 14.7. Ma tahtsin selle kohta ka öelda, et siis ma vaatasin, et et isegi sirgeid saab sõita kallutades. Nii et sa sõitsid must mööda tookord seal trennides kuskil, ma vaatasin, et et see on sirge, vana mees sõida ma siin otse, aga see vend kallutab kogu aeg, voog oli nii palju suur. Et kogu aeg oli ühest poolelt teise, kogu aeg sikkel kaldu selle poole. Et see oli midagi, mis mulle jäi hästi meelde, nii et tubli, ilusti oled õppinud. Aitäh. Aga lihtsalt jah, et see tänava mootorratas oli nii kiire ja Aivaril oli minu arust täpselt samasugune mure. Tema tegi ka, et kui see tänavapill juba nii kiire on, pani ka mootorit, vedrustust, värki, tuunis, kulutas aega ja raha ja energiat ja tuli kevadel tagasi ja ei sõit kunagi enam nii kiiresti, kui ta tänava mootorrattaga. See on vanuse teema. Sul tuleb ka see kunagi. Ühe talvega viskab peale. Ikka. See hakkab niimoodi tulema, et ajuim lased ringi. Kõik näevad, kus sa oled rajab.
tahaks öelda, et mootorrataste tuunimine on hirmus lahe, aga ega ta reaalselt kiiremaks. No tead, ma pean ütlema, et ka see protsess on kihvt, et täna sa ju naudidki seda ma protsessi. tegelikult naudingi seda protsessi, mul täiesti ükskõik mitmes ma olen, täiesti savi. Mulle meeldib see vaba aeg, see on minu aeg. Seepärast, et kui sa ainult tegeled töö ja niimoodi, siis mida ma siis ikka muud teen? Et ma ei tea, see on minu maailm ja mulle meeldib selles teemas olla seal iseasi, palju ma seal olen, on ju lõpuks, aga ikka, kui oled kursis kõikide asjadega ja mis mulle viimasel ajal meeldib, et ega siis Aprilia ei ole ju mingisugune eriliselt hea mootorratas selles mõttes, et need komponendid, mis seal sees on mootoris, ma ütlen seda otse välja, sellepärast, et seal on sodi ka sees. Ja kui sul ikkagi mõni mootor läheb, nagu meil siin läks neid laiali, on ju, siis endal on põhjus. Vale materjal klapivedrudel on ju, või on siis mootorrattal on pandud nii väike radikas ette, et see kuumeneb liiga üle ja siis jääb sul vedru jääb aeglaseks ülekuumenemise tõttu, on ju, ehk mootori sees olevad detailid lähevad liiga pehmeks, uimaseks. Ja selle tõttu siis lähevad su klapid pähe teinekord. Täna seda muidugi enam ei ole, et me oleme nii palju teinud arendustööd, et tehas on meid kuulda võtnud. No isegi jah, MotoGP tehase uksest kutsuti ka sisse. Oleme käinud Markoga koos, jah, et kuidas asju tehakse ja mismoodi raame temperatuuri ajal painutatakse ja kuidas paake keevitatakse, et särin käis samal ajal, kui ajasõidupaak on väga väike paak, on ju, mis sul on ja sprindisõidupaak on ka väga väike paak. See on Pagnaial on teema, see sprindipaak. Ei meeldi üldse. Ajab tal isu ära alati. Äkki ta kondel loksub peal lihtsalt. Ei, seal on teine asi, seal on, ma ütlen, et pangu vana kõige lihtsam. Ära tuuni seda, pane kuradi 20 kant, kui see on ette endal, see on raskus, kes see esiratta peal, siis ta hakkab usaldama täisrattast lihtsalt. Mis siis edasi saab? Mis siin ikka saab? Sõitnud ja võitnud. Ja, et ma väga meeldib, nagu ma enam ütlesin ka, et tegelikult kui nüüd tulla natuke tagasi ka selle üleüldiselt selle ala juurde või nii-öelda, mis siis täna selles motoringraja maailmas toimub, siis mis on nagu nii-öelda väljaspool Eestit ja maailma tasemel on ikkagi väga äge hetkel see nii-öelda MotoGP osa ja ka Superbike ja ütlen, et ootan tuhinaga seda Topraki siis see on värvikas, koloriitne kuju, ütleme nii, et see nalja hakkab saama ja ma arvan, nii mõnigi mees peab seal tulevikus minema Superbike'i peale. Moto2 maailmameistrist ei räägita täna nii palju kui Toprakist. Nagu meil räägiti Veldist vanasti, sama asi. Sama lugu. Et aga see selleks, et aga sina vaatad ikkagi, sul nagu ma käin vaatamas, ma olen rohkem vaatamas käinud, kui sa telekast oled vaadanud. Sina ei ole värsket nagu sellist moodsat MotoGP-d ei ole üldse käinud vaatamas. No mul õnnestus Marko siin viimane Valencia etapp, ise on Valencias ja tema ei plaani minna. No lõpuks siis vedasin ta sinna raja äärde, siis oli kael pikalt, igal poolt oli teda näha, kus ta on. Aga jaa, pikk kael on kutil. Aga kui tegelikult meie noorte pool, mis ma tahtsin ka nagu tegelikult rääkida, et täna tegelikult jah, pean ütlema, et Marko, see, mis sa teinud oled ja mida sa hetkel teed koos Annesega, see on hea, et sa oled mind kuulda võtnud muidugi, et see on väga hea töö sinust. Aga et tõesti siin Hugo ja Silvester ja Andre ja Selin on ju, et need on ikkagi väga ägedad noored inimesed, kes siis täna meil võidu sõidavad. Ja muidugi, mis on väga äge, et papad-mammad, kes on täna meil kõige väiksematega, on rohkem tuhinas kui võib-olla poisid ise, kuigi need poisid on väga tuhinas, et ära neil liiga palju lase sõita, las olla maitse suus ja isu üleval. et see kindlasti hoiab neil nii-öelda sellist tuhhi ja säästab emaisa raha ka vaata. Aga meil ongi, meil on tegelikult siuke 4-5 sessi reegel. Seda teeb Marko väga hästi minu arust, jah. Kui me oleme trennis käinud, siis minul on veel... Sul hakkab siesta siis nagu, et 4-5 trenni on ära, siis on siesta seal Hispaanias. Kell 6 on õlle aega. See on meil IDM-i seal päevaplaanis on kirjas. Et see on äge jah ja see supermotodega sõitmine seal Asperi raja peal või kus iganes seal kardiradadel, see on äge ja vaata, see annab nagu noortele ka võimalus proovida erinevaid asju, sest et kui sa sõidad ainult ühe mootorrattaga, siis sa võid teinekord, kuidas öelda, täitsa vales suunas sõita. Sellepärast sul peab isegi 2 Apriiliat olema, mis on ka totaalselt erinevad. et ka seal, et tegelikult teinekord on hea anda noortele sõita erinevaid mootorrattaid, et sa saad aru, kuidas mootorrattas sõidab ja nad õpivad, harivad ennast niimoodi. Et ja nendel ongi nagu kohe on referents ees nagu, et kõik tahavad ju
Hannesega koos sõita ja see annab nagu neile nii palju nagu teistmoodi juurde, et ja näitab, kust tast mööda et see sõidetakse. laager oli nagu seekord ikkagi nagu päris laager, et ikkagi hommikul üldfüüsilised ja kõik siuksed asjad, et sinna ma poleks tulnud, kui ma oleks seal kaasas olnud, ma poleks jaksanud jooksutrenni tulla, aga okei. Et see oli äge jah, kas tegite seda? see tuleb nüüd jaanuaris ka, kui me läheme. Katsun siis vormi ajada ennast, et ei teeks enda läbi. Ühesõnaga, sina jätkad sõitmist, käid ilusti treeninglaagrid kaasas. Osalen võistlustel. Või kas ma nüüd võistlen, ma seda ei tea päris täpselt, aga ma olen ikka kohal jah. Ja Eemeli lahti sõidama aprilliga. Ja, ikka ja. Et on keegi, kes aprilliga Eesti meistritiitlit läheb püüdma. Ikka jah, tema siis, kui siis tema praegu jah, aga noh, kui mine tea, kunagi ei tea, kus see säde võib veel tulla, aga ma ei karda, et ei tule, aga mine tea. No seda minema ei saa visata päris seda mootorrattaga sõitmist, sellepärast, et ta on niisugune võlurohi ikka. Minul isegi seljavalu võtab ära. No, mul tõi kunagi, aga hiljem pole enam olnud. See on, võib ükskõik kui must nädal olla, aga siis kui mootorrattaga nädalavahetusel sõidad, siis on ikkagi niisugune viib ära tervisehädad minu arust. Ainuke, mis mulle täna nagu natukene, kuidas öelda, selline see, mis siin Baltikumis nii-öelda toimub, see mingisugune korraldada omavahelised sellised natuke erimeelsused, seal ei suudeta kokku leppida kalendrites asjade osas, mingi ilge pudrukaps käed. Me oleme nii väike kommuun nagu. Et mulle nagu meeldiks, ka ettevõtluses on väga tähtis on kompromissid ja et inimsuhted, et ma arvan, et mille pärast seal teinekord on niisugused täiesti lambi niisugused erimeelsused, et seal võiks nagu küll inimesed kokku leppida ja ühiselt nagu asja peale vaadata, et asja edasi viia. Vahel vist tundub, et ongi vaja, et asi korraks õhku lastakse ja siis saab jälle puhtalt lehelt edasi minna, et loodame, et see asi ikkagi laheneb ja need lepitakse omavahel kokku ja need võistlused saavad olema ikkagi tulevikus ägedad ja palju sõitjad, et ega see võistluse teebki ägedaks see, kui on sõitjad ja publik. Et on sul ideid, kuidas me saame rohkem publikut raja äärde? On ikka. Siin on mitmeid asju, esiteks tuleb üritada teha kõik selleks, et muid üritusi ei oleks samal ajal. Punkt 1. Et täna tegelikult, miks üldse täna spordivõistlustel on keeruline saada nii-öelda täistribüüne, vähemalt suvel. On ju see, et on nii palju avalikke üritusi samal ajal, samal nädalavahetusel. See on õnneks hea, et on ralli ja muud mootorispordi üritatud peaaegu nagu saada nagu lahku, et ikkagi rahvas tegelikult kõik tahab minna rallit vaatama või siis motokrossi vaatama minna või et ma arvan, et see on üks asi, kus nagu peaksid korraldada omavahel rohkem koostööd tegema. Aga jah, et eks ta keeruline on, aga ma usun, et pigem tuleb koopereeruda, nagu täna see suur võidusõit on, mis on minu arust päris hästi lahemast, nagu selline nagu kooslus tehtud moto ja auto koos on väga äge, et aga jah, see laupäevane päev on kindlasti vinge, aga pühapäev kipub natukene nagu ära vajuma. Aga see on ka normaalne, sellepärast, et inimesetel on ju ka muu elu ja nad ei tule 2 päeva vaatama, et 1 päev on ikkagi see. Ja lõpetuseks, selle teema lõpetuseks on see, et öömaja ju tegelikult Pärnus keeruline saada vaata suvel. Et ja see on ja hirm kallis seal, et nii et selles mõttes tullakse selleks 9 päevaks. Kui me show saame korda, kuidas me sportlased kaugemale viime? Siin on ka selline asi, et täna on jällegi elu nii palju muutunud, et ma pigem arvan, et see, mida Marko teeb ja siin, kui vähegi on selliseid papasid, mammasid, siis ikkagi tuleks alustada kardiradadelt väikeste ringraja mootorratastega, mis lapsele või väiksele noorukile siis pakub lahedat naudingut ja tuhhi, niisugust sõitmisisu, et selle kaudu. Tegelikult on ju mis on minu arust viimastel aastatel nagu äge, on see, et need samad elektri siis mootorrattad, jalgrattad, seal midagi 2 vahel on see Talaria täna, mida sa müüd. Et sellise asjaga sõitmine, vahet ei ole, et on elektrikas või bensumootoriga, mis iganes. Aga näed need ainult tagaratta peal sõitmas. Siukse asjaga sõitmine hakkab olema jälle äge minu arust, sest vahepeal oli äge ainult arvutimäng on ju. Ja see, kes õues nagu see mootorrattaga sõitmine, see oli täiesti siuke paar tüüpi. Eks me oleme kõvasti vaeva ka näinud, et neid arvutid vähem müüakse vaata poes. Katsun inimesi saad või noori poisse saad. Sa reguleerid päris palju Eesti elu ikka. Ikka jah, et tahaks, et noored ikkagi tegeleks ka nagu... Sest et see minu arust on nagu
mina elan Viimsis on ju ja siis on Facebookis on siuke asi nagu Viimsi laste grupp ja siis ma näen neid Viimsi laste grupp, mis on nagu fantastiline koht, seal toimub palju ja seal on kõigil on oma arvamus asjade kohta. Ja ülilahe on näha minu arust neid videoid, kuidas mingid tüübid panevad selle sama Solariaga tagaratta peal kuskil on ja keegi on selle peale kuri, aga see on nagu palju parem. Aga see on... Kui teha suitsu kuskil poe nurga taga. Mingid, siuke lollus on hea lollus minu arust. Ja, eks seal on ka omad piirid, aga näiteks Hannes, sina võiksid ju siis seal grupis osa võtta, poisid, et kes te siin nii tublisti sõidate, et tulge meiega järgmises... Lähme sõidame kuskil rajal on ju. Ja ma ütlen sulle, usu mind, kui sina seda ütled, okei, kui mina ütlen, siis ei, meil ei ole lihtsalt rada nii suurt, on ju, aga kui sina seda ütled, et siis ma ütlen, et need vennad tulevad sõitma sinna, me korraldame neile selle transpordi ja ka ära viskame bussi, on ju. Tagasi pole midagi tuues need rübad, poes saab uued. Vihikuga, ma olen vihikuga kohal jälle. Meie toome need sealt Viimsist ja sina tood uued siit poes. Ja mõtlen, et see on kindlasti teema, et neid tuleks tuua tegelikult sinna, saavad oma isu seal täis kihutada, siis äkki natukene ohutumalt sõidavad ka tänava peal või linna peal. Emmekesed on seal Viimsis õnnelikumad natuke, nemad saavad kihutada. Ja meie ka õnnelikumad. Aga lihtsalt see on minu arust selline mootorrattaga sõitmine hakkab olema nagu äge jälle. Et siis see näitab, et huvi on olemas. Mina keskkoolis käisin, siis rollerid hakkasid otsa lõppema juba nagu kooli eest on ju. Nii et ma tahan öelda, et sa siis tahad öelda mulle aitäh, et ma olen selle motoala uuesti käima saamas. No sa oled viimased 30 aastat teinud kõik selleks, et see töötaks. MotoGP läheks apriilile hästi, et mida iganes siin juhtub. No sa oled ju teles käinud. Ja ma tahtsingi seda öelda ennem ka, kui me siin saadet hakkasime tegema, et ma vaatasin täitsa nagu saadet ei alustada niimoodi, teistmoodi alustada saadet ja intervjuude andmist, et aga okei, et ma eks ma pärast annan sulle vähe manuali kaasa ka, kuidas sa parem ennast müüa saad. Ja. Väga hea. Aga meil on ette valmistatud ka, kuna sina kõike tead, kõike oskad, kõike, sul on nagu... No nii ta on, ja, nii edasi. Käpas oled ka hiromant. Siis Marko tegi siin käsitööringi, meil on lõika voldi liimikleebi ja me peame nüüd ennustama. Meil on tahvel, ei, 2027 tiimid ja sõitjad. Mitte 26, aga 27 või? 27. 26 on paigas ju. Aga selles mõttes tiimid, sõitjad või? Minu pildi panid või? Aga Anne see... Ma panen selle sinu pildi siia. No pane. Sa joonistad sinna või? Pan tee üks kreeka ees. Joonista see Mr. Beani, see Vicious Mother. Sina oled siin. Okei, Hanno Velt on ka olemas. Aga ma ei teagi. Meil on vaja ennustada. Hanno, sina alustad ja joonista siis, tõmba jooned siis... Vildikaga siis konkreetselt selle... Ja sa võid valida, sul on... Sa saad värvi valida ka esimesena, et... Ma võtan punase Velt mototsentri värvi. Jah, et siis tiimid on vasakul on ju ja paremal on sõitjad. Ma muidugi ei tea, mis see Marquez plaanib teha, vanem Marquez, äkki ta läheb pereisaks, et ei hakka enam sõitma 2007. Siis sa võid teha X-i kõrvale tõmmata kohe. Selle sõitja pildile võid X-i kõrvale tõmmata. Okei, ma alustan, kui sa arvad, kes läheb koju? Mida ma tean täpselt ja kuna ma ise olen seal teemas sees on ju, et siis kus meil see Quartararo on siin nüüd? Quartararo. Jah, Vaat siin nii, kus on mu apriil ja siis mina ütlesin talle, et tema tuleb võtta. Nii, see läheb siia. Siis Peseki jääb sinna, see on teada. Nii, apriil on paigas. See on mul paigas, kuna ma ise selle vaata juhendan nüüd. Ducati. Ducatiga on niimoodi, et ma pean ütlema sulle, et Bagnaia seal kindlasti ei jätka. Ja Bagnaia ei jätka üldse Ducatiga. Nii et ma arvan, et kuna Bagnaiale me tegime teise koha, on siis VR46 Aprilia. Kirjutame siis, kas see on siin olemas kuskil või? Ikka on. Aga kus ta Aprilia on? Ma ei näe, et oleks Aprilia. Aha, sa kirjuta siia kõrvale. Ei, võt siia kirjuta, jah. Aprilia, jah. Kas käskisid satelliidi teha neile, jah? Ja ma tahan öelda teile, et vaata, kuna ma tean nii palju sellest asjast, siis te näete, see peab paika. Ja toome siis Valentino, ka minu üks õpilane, toome tema ka siis siia oma poiste juurde ära. Nii, ja nüüd edasi. Aga jah, kas siis selle Trackhouse, mis temast saab? Mis temast saab siis?
Trackhouse'is on meil teine väga hea sõitja ja see on meil see poiss siin. Kumb nendest? Aga ma ei oska seda muidugi öelda. Muidugi, Agura või? Ei, paneme selle poisi. Kuhu? Hispaanlane, vaata. Jah, aga kuhu ta paneta? Ja seda meest hoitakse täna kinni Aprilias ja ta jääb siia edasi, kus ta täna on. Aga see tiim lõpetab selle aja peale Apriliaga sõitmise. Nii et ma arvan, et võib-olla siin lihtsalt palutakse üks hispaanlane siin pidada. Nii. Okay, aga mis tsiklit siis Trackhouse'is saab endale? Trackhouse liigub üldse üle. Ilmselt oli see, ma ütlen sulle kohe, lihtsalt see tiim ise võib isegi omakorda jätkata üldse Ducatiga, satelliittiimina või midagi sellist. Võid kirjutada sinna juurde ka Ducati siis Trackhouse'ile. Või, ma ütlen, teine variant on Honda teema ka veel. Sest Hondal läheb üldiselt hästi praegu aga teeme selle ära, mis siin ikka. Nii. Kirjutame siia juurde, et ma arvan, et see bränd siin muutub, on ju. Paneme siis siia. Ma teen ühe valiku. Nii. Ja ma arvan, et siit siis võetakse see noor mees, kuna tegemist on jaapanlasega. Nii. Ja edasi siis siin on, ilmselt on... Peab mõtlema kohe või? Ei ole hullu. Nii. Ducati. Ringi ei pea ümber tõmbama. Okei, sorry. Või, vabandust. Üldse minema? Ära, jah. Aha. Ja Marquez läheb sinna noor. Algedeer on teine, kes läheb sinna. Ja meie kunagine lemmik liigub üldse Kitt. Kus tal minna on? Sorry, poisid, kui see bränd jääb järgi. Aga tulevad Hiina brändid peale. Aga nad läksid ju tülli juba Moto2-s. Ei, see ei tähenda midagi. Aeg parandab haaval. Ja edasi on siis, siin on veel mõned sõitjad veel, aga ma usun, et siin liiguvad sõitjad Yamahadesse ja kus see tehased Yamaha, siin all. Vanus on hea, liigub tehase Yamahasse ja siit liigub üks mees, kes on väga isukas, liigub ka siia. Toprak poiss, jaa. Peal Yamahasse. Nii, aga siin on seal... Siin on veel mõned... Jaak Miller. Miller on lahkub areenilt, tõmba maha. No tõmba. Jah. Siis Mirist saab üks väga hea KTM-i sõitja, mis vahetab brändi nime. Sellest saab kindlasti mingi Hiina bränd. Siia näiteks. Ja Pacha saab, mootoride margiks saab Pacha. Ja Morbidelli ilmselt kaotab hoo, ei sõida üldse. Sarko lõpetab ka ära, meil ei ole siin noori üldse panna. Ja siit võib midagi tulla, ma ei oska veel täna midagi, lõpeb ära see pull. Bastianini lõpeb ära. Ja siin on üks superstar, kes siis ilmselt liigub kas siis sellesse samasse siia tiimi, Gresinisse. Ja läheb ka koju ära. Ja Moreira on siis teine selline vahva tegelane, kes võiks olla ju täitsa, kus see Yamaha satelliit oli siin. Vaat nii. Ja et ma arvan, et kuidagi niimoodi võiks asi liikuda, aga jah, kahjuks on siin päris palju riste veel. Aga mina? Anna Velt. Sul jäi praegu ühes tiimis on veel koht vaba. Sa saad valida, kas Gresini... See Honda on täitsa tühjaks, siis juba kedagi paha. Honda läheb üldse. Cecchinello on ka läheb ise selle. Ma jätsin, et Cecchinello läheb ise peale veel. Ja paneme siis siia siis mõne võib-olla tõesti, et on siin ju ka läheb koju korral läbi. Ja... Teiste remarkiga. See teeks lavaga. Nii, et siin on tõesti siis sõitjad, pole praegu sõitjad, pane juurde. Et aga jah, tõesti, ma arvan, et siin on neid, kes siis Honda peale peaksid minema. Siin võib olla täiesti vabalt ka Agosta. Et ma ei tea, ma äkki peaks Agostale paar kohta või?
et saaks meeskonnaga täis . kui poisid selle peale kokku lepivad, kes kuhu läheb . ja paneme siin natuke huumorit ka, et teeme siis . ei võta teist värvi . ei võta Oma värviga ei, ma ei teed. taha joont näidata . ei, sa pead tegema oma värvi võtad, sa võtad oma värvi . sinu värv on must või ? ma tahtsin sind ka panna siia . ma tahan joonistada . mul on ühe asja üle väga hea meel . mul on ühe asja üle väga hea meel, et sa oled üsna sarnase sellise nagu tähekombinatsiooni saanud HS . jah , et miks mitte, et HV, et üks täht on ainult minna . Honda oli vaba ju tükk aega . sinna panemegi ta . ja see liigub meil siis , millega sõita tahad ? no liigubki siia Hondasse . miks mitte ? Acostaga koos jah ? no näiteks . ja ise paned üksinda samad LCR Hondas siis või ? ma olen pealtvaataja . tal on ju karikas käes juba . jah , mul on karikas käes . no nii , Hannes . päris sinkamõõda , ma mõtlesin pildidega muidu ei saa mitte midagi aru . päris seda on dešifreerida ikka on . tee pilt ära jah , sest et see on 2027 . päris hea . siin on nüüd siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meest . 8 väljas . 8 meest . Moto2-st pole nii palju küll tulemas neid . ma tegin kohe vabaks poistele . ma arvan , et nad ikkagi Moto3-st peab ka otseselt tulema tüüpe siin nagu IDM-ist ka tulema vendi sinna . see on see tehtud uksed lahti praegu . Pulega näiteks . Pulega , pane mina tahtsin sellest alustada . ta sinna sellesse , no selge , Pulega . Pull . ja pane see sinna Ja pull. sellesse Ducatisse , ei mitte sinna . jaa , väga õige . 27 . Davai . tõmbaks punane joon siin alla . teine hopp . Mark Markus jääb Ducatisse . arendab siis seda võrri või ? ta on sellest nii palju rääkinud, kuidas ta teab, mis on maailma kõige parem. Bagnaia, olen nõus, et Ducatiga tema ei taha edasi sõita. Mina arvan, et Bagnaia läheb, kus oli, all. Siia, Yamaha tehasesse. Alex Markusega on keeruline lugu, sellepärast, et Margiga ühte meeskonda teda panna on nagu loll. Ta ei saa kunagi Margist jagu, on ju. Pole mõtet lihtsalt. Ja tal on vaja nagu mingit oma rada käia. Tal on vaja hea mootorratast ka. Apriil. No, miks mitte tegelikult? Kõike võib olla. Aga kui sina ju tead, mis Apriilias toimub ja sina teda sinna ei pannud. Võin öelda, et tal ei ole seda ainest tegelikult. Et ka tema jääb lõpuks 3., 4., 5., 6. sõitjaks. Jätame tema Gresiinisse. Ma oleks üldse risti peale tõmmanud. Ma arvan, et Aldegeer jääb ka Gresiinisse. Mulle võiks kogu selle sarja nädal lammutada. Ma lammutaks kõik lähemisse. Jorge Martin. Mina arvan, et tema ei ole Apriiliaga nii suur sõber, kui võib-olla paistab. Mina arvan, et tema läheb Jamu satelliiti. Tema läheb teatrisse üldse. Kino Borsoiga saab ta hästi läbi, kes on Bramaki see siis meeskonna manager on ju. Peseki, mina arvan, et jääb Apriiliasse, nemad armastavad 11. Toprak läheb Jamu tehasesse. Miller olen nõus, et siin on VSVK. Rins olen nõus, koju. Quartararo Aprilia. Rajale. Marini tundub siuke pika plaani mees, tema ma arvan jääb Hondaga. Mir. Stabiilne sissetulek. Stabiilne sissetulek, jah. Mir. Ka ma arvan superpaik. Gigi D'Agostino. Läheb, jätame praegu ilma. Ja Morbidelli ka. Koju läheb, ma arvan, tema ka. Morbidelli läheb koju, ma arvan. Mõlemad kollas lähevad koju. Gigi D'Agostino ka, ta pole talle isegi risti peale. Sa ei võta teda üldse arvesse. Nõustab Vinalest. Jaa. Jorge on ka siit alt puudu. Nii. Sarko, ma arvan, et
purjetab veel päris kaua seal. Sarko purjetab siinsamas edasi. Kuule, ma ei tea. Ja Moreira purjetab samamoodi siin all edasi. Maverick Vinales Oju. jääb sinna, kus ta on. Acosta läheb, ma arvan, Honda tehasesse teiseks. Bastianini. No Binder on KTM-iga abielus, seda me teame. See lõpeb ära. Ma tean. On jah? Ma olen siuga rääkinud. See sa ütled, et on Honda või? See on Honda tulek, jah. Vaata, Rossi ja need hakkavad omale koostööd tegema aprilliga ja noh, sa ei saa 3 satelliittiimi idee on, vahetavad lihtsalt logosid. Hopp, Raul Fernandez läks siia Apriliasse ja sellega ma kopeerin. Niimoodi. Hispaania turu müügi pärast. Ja Gigi D'Agostino jääb ka siia. Kus meil puudu on? 1, 2, 1 Teh 3 on puudu, KTM-i tehas on puudu. No need mingid mehed läksid koju ka sul. 3 meest on koju läinud. 1, 2, 3. Kuskil on 3 või? Ei. Jamu satelliit on puudu. Olge kõik või? Ja olge mõnusad. Sa oled Hannes palju pehmem ja nad Teh 3-st on keegi puudu. Sa ei saa kõiki täis ju. Pulega tuleb mul sinna, jah. Sa ei saagi kõiki täis. Pole jälle kohad vabad. Jälle kohad vabad. HV, kus sa paned? Pealt vaatab ikka. Tribüünile, pane tribüünile. Ai kalajoonesse sinna aju imega. Siin on inimesed vaatavad kõik. See on Katsamo. See on Katsamo. Vaata, et see kinnise suuga laulupidu ei tee. Grande tribuna on see. Osa rahvast läks mere äärde laeva vaatama. Randa ära. Või Jaale grillipeole. Nii, minu kord. Sinu kord. Ma teen Margi korda. Anna tõmbas Margi täitsa ribadeks. Noka viltu. Mina ütlen, tema ei lähe koju. Ma ei usu ka, et ta koju läheb. Sellega ma olen nõus, et see muutub apriiliaks. Seda ma ei ole kindel. Ma arvan, et Ducati on ainukene, kes suudab siis 3 satelliittiimi pidada. Et see läheb Ducatiks. Puts. See on D. D, see on tugev D. Niimoodi. Ülend on samad. Nii, siis võtame niimoodi, et Ducati tehase meeskond. Pulega. Nii. Kurat, nüüd hakkab raske. Peale Puulegat läks raskeks. Jaa, sest et Marc Marquez läheb tagasi oma vana armastuse juurde. Jah. Läheb tagasi Hondasse. Julge valik. Pekko Bagnaiaga olen nõus, et tema läheb siia, sest talle mootorrattaid rohkem ei jätku. Alex Marquez on oma vana koha peal. Ma arvan, et see Alde Koer on ka siin edasi. Alde Koer. Alde Koer on veel edasi. Valvekoer. Nii. Mina arvan, et Jorge Martin Parmakisse on loogiline. Siis Aprilias kindlasti on Paseki. See on ainuke asi, mis ühtib. Siis Yamahasse läheb Toprak siia alla. Tehase tiimis. Kuigi ma tahaks panna Bagnaia ka sinna. See on üks koht, kuhu ta võib kindlasti ka minna, et see on natukene nagu mõnus koht.
Rossi Ranchos sõidetakse ka Yamahadega, siiamaani Rossi sõidab, miks mitte. Ja ma muudan ikkagi selle ära, ma muudan selle ära. Õige. Ma muudan selle ära, ma ikkagi panen tema Yamahasse. Nii. Siit 1, 2, 3, 4. Tema läheb koju. Miller, VSPK, jah. See sobib. Rins ei tee midagi. Marini, Honda. Mina julgeks pakkuda ka ikkagi, siin läheb juba keeruliseks, et tema jääb siia. Tema läheb koju. Sarko läheb kindlasti oma vana koha peale. Sarko kõrvale... Sarko ei lähe Prantsuse meistrivõistlustele? Ei lähe. Kornooniga võidusõit. Siis Ayagura, ma arvan, et on edasi seal samas kohas, sest tal ka mujale jäi jätku kohta. Acosta. Mina arvan, et tema töö KTM-iga jätkub. Jah, sest kui tulevad, täna on see muutus on seal suur olemas ju tulemas. Ja mina arvan, et siia alla läheb üldsegi Binder. Binder läheb Lõuna-Aafrika Vabariigi meistrivõistlustele koju. Nii, Vinales. Tema sõidab siin edasi, temal on see soe koht, tal on väga hea treener nüüd. Väga hea treener. See on ka Hiina mootorratas tuleb. Hiina, jah, kindlasti. Hiina. Siis tema kõrvale Bastianini tegelikult võib ka seal olla edasi. Võib-olla antakse talle veel armu aega. Ja nüüd tuleb ju sinna Günther Steiner, kes hakkab rääkima, kuidas asjad käivad. Kurat, see oht on olemas. Nii. Aotas Semes. Moreira ma paneksin... Yamaha. Ei pane, ma panen üldseks Moreira siia. Noor kutt. Mul tuli üks asi meelde, mis ma jätsin panemata. No. Kas mul on veel kedagi? Mul on Braamakist üks mees puudu, kes sinna läheb. Nii, siin on üks on siit, aga mul on Ducatist ka puudu keegi ju. No pole panna praegu kedagi. Üks mees oskab sõita sellega. Ma korra algul mõtlesin, et äkki Jorge Martin läheb siia, aga Aga ei saa. Vist seda boksid ei ole nii suured. Neid vaheseinu pole nii kõrgeid. Kurat, mul siin saavad kohad täis juba. Miks see nüüd alumise otsa meeskonna? Pane keegi sinna alla varusse veel. Ma panen selle siia. Asendussõitja. Ei, see läheb jah siia. Ma arvan, et kurat, siia on väga raske panna kedagi. Vaata neid samu noori seal, Fernandesed ja need kõige all. Kaks need või? Nendest midagi äkki. Fernandes. Ja mõtlen sulle... Siin on üks. Apriiliast on ka mul üks veel puudu. Kule mul on täiega segamini läinud. 2 tipptiimi praegu mehed puudu. Sinna ei taha keegi minna. Panna kedagi. Pole nii head venda praegu võtta seal. On jah, ma tahaks kõik panna sinna kuskil allapoole nagu. Kõik nagu lähevad natuke tagasi juba. Alla igasugust arvestust, alla ootusi sõidavad kõik. Äkki mõni tuleb IDM-ist ikka. Lähevad latti alt. Äkki mõni tuleb IDM-ist ja mõni tuleb IDM-ist. Keda ma panen Ducatis? Te olete mõlemad pannud Ducatisse 2 sõitjat, jah? Mark ei ole. Ta veereb ilusti ju. No kurat, no siit ei ole kedagi tehase sõitjat. No ei ole võtta kedagi. No kui ma paneksin üks, davai, ma teen riskantse muuvi. Kas sul... Mark läks Hondasse sul, jah? Morbidelli. Mina panen üldsegi Acosta panen Ducatisse. Jaa, loogiline. Morbidelli käib sugulassi juures. Oota, mul hakkab looma, praegu. Alg ole või? Alg ole, mul on KTM-i mehed on puudu veel. Siin on 1-2, 1-2. Apriilast on ikka puudu. Paseki on ainukesena seal siis või? Ja kus sul Fabio läks? Fabio läks sinna, muidugi. Muidugi, kõik korra. Come on. See on ka korras 2. Nii, siia võiks panna Ayagura panin sinna. Siis ma panen selle Fernandesi panen Parmakisse. Ei ole üldse all mõte. Vot, niimoodi. Sest tal Fernandes on ju seal see... Kas need on? Ei ole sugulased. Ei ole sugulased, jah. Nii, oota. 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. KTM täitsa tühi. No, sinna Hiinast tuleb mõni sõita äkki. No siia tuleb...
Jorge Prado. kurat, ma ei tea. Mina ütlen, et see KTM sinna, keegi ei tea, mis sellest saab. Äkki jah, kaob ära üldse. ei kao ära. Ära ta ei kao. KTM ei kao mitte kuskile ära. Siin on mul kaks. No siis ongi... Mul on sõitjad puudub lihtsalt, mul on sõitjad vaja. Mina tean, ma tekitan ühe sõitja juurde, kes on 27 GPS. Ange mõni Moto2 sõitja sinna. Gonzales. No siis ma... Ja Gonzales minul läheb siia. Minul läheb siia. Okei. Mina panin siis siia ta Gonzalesi. Ta sõidab seda Hiina mootorrattaga. Kurat, ta ei saa sõita Hiina mootorrattaga. Hiina mootorrattaga ta ei saa kindlasti. Ei saa sõita, jah. Hiinaga ta läks tülli. Jah. Siis teda ei võeta KTM-i ka ju. KTM on India ju. India tegelikult. No, ta on tegelikult jah Hiina, India. Täna ta läheb Hiinaks ära niikuinii. Äkki talle meeldivad Jaapani brändi. Aga jah, minul said mõtted otsa siin. Minul siit rohkem juurde ei tule. Proovime siis kõigepealt nendega siin hakkama saada. 27 siis tuleb 2 uut sõitjat. Tuleb Pulega ja tuleb Gonzales. Nii. Et siis arvame, et minul läheb kõige paremini oma nendes, ma tegin teile ühes mõttes nagu tee lahti natukene, et avasin teie silmad. Nagu sa terve elu väga paljud lähevad koju ära. Aga jaa, et mul on teile ka siit ühed vahvad raamatud, kus sina, Marko, oled ka isegi ära nimetatud sees. ETV bussi katusel Kalev Suurriitu vaadanud. Et siin on tõesti niisugune vägev lause sees olemas, kus siis Marko Rohtlan on ka siin suursõidul olnud kohal. Aga ma leidsin ühe koha praegu, ma kõike läbi ei lugenud, aga siin tõepoolest oled siis ETV bussi katusel, vaatad võidusõitu, kuidas mina sõitsin. Ja ma teen siia ilusa sissekande sulle ja Hannes, sina saad siis teise raamatu, kus sa saad siis lugeda, ma arvan, et sinu isagi oma BMW-ga sõitis ükskord autodega, seal sõideti läbi, ja et kui sina võib-olla olid kuskil raja ääres juba jooksid ringi lükatava rattaga, äkki. Nii et ma ei ole seda kõike läbi lugenud, aga siin võib su papsi nimi ka ilusti sees olla, nii et ilusti oled õppinud, oled eeskuju võetud vanematelt ja ma usun, et siit on midagi sellist lugeda ja päris humoorikas, nii et soovitan sul see läbi lugeda, aga see on jah teistsugune ala kui see, mida sina täna teed. Väga lähe, aitäh! Ma siis kirjutan midagi ilusat lihtsalt, seda ei pea filmima enam. Aga jätame siis Hanno meile raamatusse siis sissekannet kirjutama, loodan äkki ta joonistab ka meile midagi sinna. Ja siis tõmbame oma 11. saate otsad kokku, et mul on siin üks vägev, võtame selle numbri nagu ette ka veel, on ja 11. saade. Osa. Hanno Veldi mootorratta number 11, nii et likeige ja share'ige ja 9+5, 14-kordne meister. Eesti ja Balti meister. Meister ja kõik asjad kokku, jah. Et kas... Et 15. tuleb või? Kas 15. tuleb? Võib-olla nagu autode ma filmis võib-olla tuleb ka tiimipealikuna. Ma tahaks tegelikult öelda niimoodi, et ma teen kõik selleks, et tuleb. Et mu kõige lähedasemad konkurendid kõiki arvestaks minuga. Väga hea. Sellega tõmbugi saate otsa kokku, nii et kõigile häid jõule ja head vana aasta lõppu. Jah.